Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Halastust ja rahu Isalt Jumalalt ja meie Issandalt Kristuselt Jeesuselt olgu teiega rohkesti alanud aastal. Loen prohvet Jesaja raamatust 30. peatükist, salmid 8–17. Nüüd mine kirjuta see nende nähes tahvlile ja märgi raamatusse, et see võiks jääda tulevasiks päeviks ikka ja igavesti. Sest nad on tõrges rahvas, valelikud lapsed, kes ei taha kuulda Issanda õpetust, kes ütlevad nägijaile, ärge nähke, ja ennustajaile, ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meeltmööda, ennustage pettepilte, taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli pühaga. Seepärast ütleb Iisraeli püha nõnda, kuna te põlgate seda sõna ning loodate vale ja riugaste peale ja toetute nende peale, siis on see süü teile otse kui välja vajunud müüriosa kõrges praoga müüris, mis variseb äkitselt silmapilgu jooksul ja puruneb, nagu puruneb potissepa kruus, mis pekstakse armuta puruks, nõnda et tükkidest ei leidu kildu, millega võtta leest tuld või ammutada lombist vett. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli püha. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid teie pole seda tahtnud. Vaid ütlete, ei, me põgeneme hobuste seljas, sellepärast peategi põgenema. Ja nobedal ratsul tahame sõita, sellepärast ongi teie jälitajad kärmed. 1000 põgeneb üheainsa ähvardaja eest. Teie põgenete 5 ähvardaja eest, kuni teist jääb jääk, mis on otse kui lipuvarras mäetipul või lipp künkal. See on Issanda sõna. Ehkki uue aasta algus on mõnevõrra meelevaldne, see võib olla ju ükskõik milline päev kalendris ja on tegelikult ilmalik tähtpäev, annab see meile siiski võimaluse mõtiskleda mineviku asjade üle. Ootamatud üllatused, äkilised muutused, mis on olnud, tõusud ja mõõnad, hea ja halb. Ühel päeval lihtsalt võime vabalt mõelda tulevikule muret tundmata, kuna usaldame Jumalat eeloleval teekäigul. Niisugune usaldus annab meile võimaluse oma päevad niimoodi üles arvata, et saaksime targa südame. Ütleb ju Taaveti laul 90, salm 12. Õpeta meid meie päevi arvestama, et saaksime targa südame. Jah, ükskord jooksurada jääb vaikseks, lõpetame oma päevatöö ja me saame lõõgastuda ja mõtiskleda selle üle, kuidas meil on Jumala juures kindel ja hea olla. Meie tänases jutluse tekstis kuulutab prohvet Jesaja Jehova sõna umbes 740 aastat enne elava sõna inkarnatsiooni, ehk siis ütleme selgemalt, enne Kristuse sündi. Vot niisugune aeg oli, milles tänane tekst paikneb. Esmalt siis prohvet hüüab, parandage meelt, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud. Te peate tagasi tulema õigele teerajale, kutsub prohvet. Õige suhe Jumalaga annab ka võime olla rahulik. Iga päev kutsub Püha Vaim meid meeleparandusele, tagasi õigele tee otsale ja siis ka õigele teele. Igal pühapäeval tunnistame kogudusena
kokku tulnud osaduskonnana, et oleme loomult patused inimesed. Üldisem on see sõnastus, mida kasutatakse luterlikus jumalateenistuses korporatiivse ülestunnistuse ja absoluutsuse väljendusena. Selles on kirjas näiteks niimoodi. Me tunnistame, et oleme patuorjuse all ega suuda end ise vabastada. Me oleme teinud pattu mõtte, sõna ja teoga, mida oleme teinud ja mis tegemata jätnud, ka sellega. Me pole sind armastanud kogu südamest ja ligimest nagu iseennast. Halasta meie peale oma poja Jeesuse Kristuse pärast. Anna meile andeks, uuenda meid ja juhata meid, et saaksime tunda rõõmu sinu tahtest ja kõndida su teedel su püha nime hiilguse poole. Aamen. Personaalne väljendusviis, mida sageli kasutatakse koduse armulaua puhul, algab sõnadega: mina, vaene patune inimene, tunnistan kõik oma patud ja üleastumised ja need teised sõnad juurde. Niisuguses ülestunnistuses on igast meiest saanud mina ja iga meid muutub minuks. Kristuse järgijatena ja tema nime uskujatena kutsutakse meid iga päev meelt parandama. Jesaja ütleb, et kui me meelt ei paranda, siis on olukord otse kui välja vajunud müüriosaga kõrges praoga müüris, mis variseb äkitselt silmapilgu jooksul, nii et me ei näegi, kui varin algab vaikselt ainult siis, kui kukub pähe ja oleme uimased või surnud, aga siis on juba hilja. Niisiis hüüab prohvet ka: ole valmis. Ja tänane evangeeliumi lugemine ka kinnitab seda, tsiteerin. Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulma pealt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövahi korral ja leiaks nad nõnda, õndsad on nemad. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil teie ei arvagi. Luuka 12. peatükk. Ja need on siis sõnad, mida Jeesus ütles hoiatusena. Ole valmis, ära ole Iisraeli püha kohtumisel trotslikult pattu kinni jäänud, jää Kristuse, mitte saatana külge kinni. Keskteed ei ole, neutraalseid seisukohti ei ole. Jumala sõna ütleb meile, et kui me sihilikult pattu teeme, ei jää Kristuse ohvrist mitte midagi üle sinu pattude kinnikatmiseks. Mis on täpsemalt öelduna siis, tsiteerin, sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased. See on siis Hebra 10, salmid 26 kuni 27. Minu lemmikpalve kõlab järgmiselt. Õnnistatud Issand, sina oled lasknud piibli püha sõna meie õpetuseks üles kirjutada. Anna meile võimalusi seda sõna kuulata, lugeda, pühitseda, õppida ja sihimas seedida, et kannatlikkuse ja sinu püha sõna tröösti kaudu võime omaks võtta ja igavesti hoida igavese elu õnnistatud lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu. Uuel aastal samamoodi enam jätkata ei saa. Jätkuv laristamine
fossiilsete kütuste põletamine, tehnilise tsivilisatsiooni jätkuv põlistamine viib katastroofini. Hobuadraga kündmist ilmselt taastada ei jõua, seda tuleb innukalt hakata austama. Looduslähedase elu juurde kuuluvat tööd tuleb teha kütkestava armastuse ja uue teadlikkusega. Jeesuse õpetus "Õppige halastust" on jätkuvalt aktuaalne. Kasutagem internetti ja mobiilset virtuaalkeskkonda alati nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Lõpuks rõõmustagem. Roomlastele 8.1 ütleb meile selgelt, et nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Vau, vägev! Need, kes on ühenduses Kristuse ja tema päästva tööga, on selle lause mõte. Ei mõisteta hukka neid, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi mitte liha, vaid vaimu järgi, ja teisisõnu jäävad õigele teele. Seedige seda sisimas ja rõõmustage. Me pole kindlasti pattudeta, kuid Jeesuses Kristuses olemine tähendab, et valele teele astudes me parandame meelt ja muudame suunda. Oleme teadlikud patused, nii öelda. Meile antakse andeks täiesti muidu. Paulus küsib kirjas roomlastele 8. peatükis rõõmsalt: kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Järgmisel aastal seisame silmitsi usujulgusega, sest meil on Kristuse armastus. Paulus on veendunud, et ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest. Selleks aastaks 2021 ja igaks aastaks olgu see lihtsaks nõuandeks, nagu 1-2-3-gi, nimelt parandage meelt iga päev, jääge õigele teele ja tundke rõõmu oma päästest. Ütleme koos aamen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At the beginning of this year, 2021, I wish all of you God's blessing, and may His eye keep and protect you on every way you go and come. May your homes be protected and blessed, and may God keep you in His palm until we see each other again. So grace, mercy and peace from God and Father and Christ Jesus our Lord. I read from the prophet Isaiah, chapter 30, verses 8 through 17. Go now, write it on a tablet for them,
inscribe it on a scroll, that for the days to come it may be an everlasting witness. For these are rebellious people, deceitful children, children unwilling to listen to the Lord's instruction. They say to the seers, "See no more visions," and to the prophets, "Give us no more visions of what is right. Tell us pleasant things, prophesy illusions. Leave this way, get off this path, and stop confronting us with the Holy One of Israel." Therefore, this is what the Holy One of Israel says: "Because you have rejected this message, relied on oppression, and depended on deceit, this sin will become for you like a high wall, cracked and bulging, that collapses suddenly in an instant. It will break in pieces like pottery, shattered so mercilessly that among its pieces not a fragment will be found, for taking coals from a hearth or scooping water out of a cistern." This is what the Sovereign Lord, the Holy One of Israel, says: "In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. But you would have none of it. You said, 'No, we will flee on horses.' Therefore you will flee. You said, 'We will ride off on swift horses.' Therefore your pursuers will be swift. 1,000 will flee at the threat of one. At the threat of 5 you will all flee away, till you are left like a flagstaff on a mountaintop, like a banner on a hill." This is a word of our Lord. Dear viewers and listeners, although the beginning of the year, of the new year, is somewhat arbitrary, it can be any day of the year, and it is a secular holiday, it still allows us to reflect on the past. Surprises, sudden changes, ups and downs, good and bad. One day we will simply be able to think freely about the future without worrying because we trust God. Such trust allows us to count our days so that we can have a wise heart, like Psalmist says in Psalm 90. "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." The treadmill stops for an evening, and we can relax and reflect on how we are safe and secure in the arms of God. In our text today, the prophet Isaiah proclaims the word of Jehovah about 740 years before the incarnation of the living Word, or more precisely, before the birth of Christ Jesus. "First repent," says Isaiah. He tells us, "In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength, but you would have none of it." Verse 15. You need to get back on track. The right relationship with God gives you the ability to be calm. Daily we are called by the Holy Spirit to repent, to return to the path. Every Sunday as a congregation, we confess that we are sinners by nature. More general is the wording used in Lutheran worship to express corporate confession and absoluteness. This version says, "We confess that we are in bondage to sin and cannot free ourselves. We have sinned against you in thought,
word, and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole hearts. We have not loved our neighbors as ourselves. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us. Forgive us, renew us, and lead us, so that we might delight in your will and walk in your ways, to the glory of your holy name. Amen. The personal expression begins with the words, I, poor sinner, confess all my sins and transgressions. In this version, each we are changed to me, and each us becomes me. As followers of Christ and believers in his name, we are called to repent every day. Isaiah said that if we do not repent, the situation is as if a part of the wall has sunk out in a high crack in a wall that collapses suddenly in the blink of an eye. Verse 13. Remain, says Isaiah. The gospel reading for today reinforces this. I'm quoting. Be dressed ready for service and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly, I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait for them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even he comes in the middle of the night or toward daybreak. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. This is according to St. Luke, chapter 12, verses 35 through 40. Be ready, says Isaiah. Do not be defiantly caught in sin when we meet the Holy One of Israel. Remain on the path of Christ, not the path of Satan. There is no middle ground. There are no neutral positions. God's word tells us if we deliberately keep on sinning, no sacrifice for sins is left. It tells us that only a fearful expectation of judgment and raging fires await the enemies of God. This is according to Hebrews 10, verses 26 and 27. A favorite prayer of mine reads, Blessed Lord, you have caused all holy scriptures to be written for our learning. Grant that we may so hear them, read, mark, learn, and inwardly digest, so that by patience and comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of everlasting life, through Jesus Christ our Lord. In the new year, we cannot continue as presently. Continued harassment, burning of fossil fuels, continued perpetuation of technical civilization will lead to disaster. Plowing with a horseplow will probably not be restored, but it must be respected. The work of living close to nature
must be done with captivating love and new awareness. Jesus' teaching, learn mercy, continues to be relevant. Let us use the internet and the mobile virtual environment as much as necessary and as little as possible. Rejoice. Finally, Romans 8:1 tells us, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. That's great. Those who are connected with Christ and his saving work are the meaning of this sentence. Those who are in Christ Jesus, who walk not in the flesh but the Spirit, are not condemned. In other words, stay on track. Digest it deeply and rejoice. We are certainly not without sin, but being in Jesus Christ means that when we go wrong, we repent and change direction. We are conscious sinners. We are forgiven freely and completely. In Romans 8, St. Paul cheerfully asks, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? The following year we will face the courage of faith because we have the love of Christ. Paul is convinced that neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. For this year 2021 and for every year beyond, there is advice as 1, 2, 3. Repent daily, remain on the right path, and rejoice in your salvation. In the name of Jesus our Lord and Savior. Amen.